elustiili saade teiega koos, mina olen Mark-Anatoli Ein. Praegu me oleme Eestis Tallinnas Teater Estonias, kus toimub presidendi vastuvõtt Eesti Vabariigi aastapäeva puhul. Täna me räägime säravate külalistega, naudime piduliku atmosfääri ja teid ootab presidendi ja tema abikaasa õnnitlused. Alustame kohe praegu. Tere õhtust ja ilusat vabariigi aastapäeva teile. Suur tänu. Milline täna on siin õhkkond Teater Estonias? Ma arvan, et Teater Estonias on õhkkond väga pidulik ja me oleme uhked, et meil on oma riik, meil on oma iseseisvus ja presidendi kõne oli samuti mõtlema panev. See etendus juba algas suure naerupurskega, et see oli kohe arusaadav, et armastus 3 Apenesini vastu ja Elmo Nüganen, no see oli kvaliteedi väga kõrge märk. Ja teie soovid kogu Eestile? No me soovime seda, et 2025 oleks ilus aasta, et meil oleks tervist, aga inimestele see raskel hetkel loomulikult ka kindlustunnet. Tere õhtust ja ilusat vabariigi aastapäeva teile! Ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva! Ilusat sünnipäeva. See üritus on mõeldud eelkõige selleks, et näidata Eesti inimeste ühtsust. Tuleb tunnistada, et viimasel ajal võib-olla me ei suuda eriti tihti seda näidata, aga täna on see õige päev, et tuletada meelde, et väike riik, väike ühiskond saab midagi saavutada juhul, kui me oleme ühtsed, kui me suudame kontsentreerida enda ressurssi ja siis tõepoolest ükskõik mis juhtub, me saame hakkama. President tegelikult rääkis väga palju olulistest teemadest, alustades majandusest, lõpetades energeetikaga, rääkides julgeolekust, haridusest, inimeste toimetulekust. Et ma arvan, et teemad olid väga olulised. Kelle poolt see imeline kleid ja palju aega läksite valmistuseks täna? See on Liisi Eesmaa disainitud kleid ja selle kleidi mõte, selle kleidi idee on vaba rahulind, ehk siis rahutuvi, valge rahutuvi, sest täna on just see, mida inimesed ootavad, see sõnum on rahu ja vabadus, aga samuti soojus ja armastus ja rõõm, ehk siis seetõttu on valitud sellised värvid valge ja siis natukene ka roosakad. Head Eesti inimesed, tegelikult ma usun, et me saame hakkama. Kui me oleme koos, kui me töötame, näeme vaeva, kui toetame üksteist, võib-olla see on kõige tähtsam, siis me kindlasti saame hakkama. Ja täna on see päev, et veel üks kord öelda, meil on suurepärane riik, ilus kodumaa, kaitseme, hoolitseme ja toetame üksteist. Hoidkem teineteist ja jagame armastust ja püüame kaitsta ja toetada alati teineteist. Tere õhtust! Tere õhtust! Ja ilusat vabariigi aastapäeva teile! Samad sõnad. Õhkkond on, vaatamata sellele, et ajad on päris ärevad, on tegelikult väga lõbus, väga hea meeleolu ja etendus oli üle pikkade aastat ikkagi, ma ütleks, erakordselt helge ja lõbus, nii et see kindlasti dikteerib ka meeleolu. Väga positiivne kontsert ja väga head meeleolud. Presidendi kõnes oli päris palju selliseid asju, mis on ka minu meelel olnud, et ka näiteks see tehisaru kasutamine, kuidas me seda õpetame oma lastele, kuidas nad maksimaalselt saaksid sellest, ütleme kuni selleni välja, et meie lapsed oleksid, nende jaoks oleks tehisintellekti kasutamine emakeel, et ka see on võimalik ja selle poole me peaksime püüdlema. Loomulikult kohustusliku elemendina oli presidendi kõnes ka julgeolekust väga palju ja see on väga oluline praegu, sellest ei saa me kuidagi üle ega ümber. Ja ka see meeldis, et majandusele tuleb uut hoogu anda, et me peamegi püüdlema kõrgema lisandväärtusega töökohtade poole, see on täiesti õige. Kelle poolt see imeline kleid ja palju aega täna läksite valmistuseks?
Selle kleidi on teinud nagu palju aastaid varemgi Iiris Janviir, Arina Varanovska ja kleit valmis nädalaga, nii et selles mõttes ettevalmistuseks liiga palju aega ei läinud, see oli minu sünnipäevakingitus. Ja teie soovid kogu Eestile? Et Eesti oleks kaitstud vaba riik ka järgneval 100 ja 200 ja 300 ja kuni lõpuni. Et Eesti kestaks igavesti. Elagu Eesti! Tere õhtust ja ilusat vabariigi aastapäeva teile! Aitäh! Vabariigi president rääkis sellest, millest me kõik mõtleme. Vabariigi president ütles, et meid ei aita ärevus ja hirm, meid aitab ettevõtlik vaim ja nutikas tegutsemine. Ja seda ettevõtlikku vaimu ja nutikat tegutsemist eelkõige ta ootas kaitsevaldkonnas, aga samuti energeetikas. Ja teie soovid kogu Eestile? Minu soov on, et meie riik oleks hästi kaitstud, et meie edulugu jätkuks ja meie riik kestaks igavesti. Juliana, how are you? I'm good, thank you, and lovely to be here. I love Estonia. First of all, this is my first time attending your National Day. I presented my credentials to the President last year in February, so I missed this auspicious occasion. So this was my first time, and it's just been absolutely amazing. And of course, President Karis's speech was very moving and very motivating, and you could just see that he has so many aspirations for the country. So it was wonderful to witness that. Congratulations, Estonia. 107 is no easy feat. Be blessed. Wishing you good health, prosperity, and safety for all of the Estonians. And we have one thing in common with Botswana. If you recall, President Karis came to Botswana last year in March. And one thing that we mentioned was that the flag for Botswana is similar to the one for Estonia. So we also have blue, white, and black. Happy Independence Day, yes. Estonia! Happy! Tere õhtust! Tere! Ilusat vabariigi aastapäeva teile! Aitäh teile ka! Milline on täna siin atmosfäär ja õhkkond? Väga ilus ja pidulik ja rõõmus ja üksteist hoidev. Kõik oli selline helge, samas aga mõtlema panev, aga jälle selline tunne, et me peame üksteist rohkem hoidma ja sõbralikud ja positiivsemad olema. Kelle poolt see imeline kleid? See on imeline naine Anu Lensment, kes on väga palju teinud Ukraina heaks ja kelle juurde ma läksin uuesti tagasi. Hoidke üksteist ja tundke rõõmu meie Eesti ja vabaduse üle. Anna-Maria Makko meiega koos, tere õhtust! No tere õhtust ja imeilusat vabariigi aastapäeva. Siin on alati väga rõõmsad inimesed ja täna on ju pidupäev, nii et seda ka kajastab minu kleit. Ma tahtsin kevadet ja Aleksanderlingi moemajas siis tuli selline laimiroheline kleit ja ikka armsa lemmiku Tanel Veendre kõrvarõngad. Ma tõesti lootsin ise ka rohkem näha selliseid kevadvärve, aga siiani on mul hakanud silma ikka sellised tumedad toonid, tumepunane, muidugi sinine ehk lipuvärvid. Aga ma mõtlen, et kui meil on nii kaua olnud see pime, sombune talv, täna oli küll imeilus ilm, siis võiks ju natukene kevadet tuua ja rõõmsaid värve. Anna-Maria, teie soovid kogu Eestile? No ikka seda, et oleks rahu ja et meil oleks põhjust ka järgmisel aastal vaba Eesti sünnipäeva tähistada. Allika Milova meiega koos, tšau! Tere, tere! Väga lahe atmosfäär on ja te võtsite mind minu lemmiku laulu ajal siia, et siis Maarja-Liis ilus laulab tagareas. Ja nii see on, aga pole midagi teha. Kuidas meeldis presidendi kõne ja etendus?
kõne meeldis, etendus meeldis ja etendus tegelikult oli lemmik lihtsalt. Mina sooviks, et Eesti edasi jääks vabaks, Eesti jääks samamoodi edasi, sama ilusaks, et meie siis inimesed võib-olla suhtleks üksteisesse natukene paremini mõnikord ja et jah, lihtsalt arvestame üksteist ja jah, meil on ikkagi väga suur privileeg elada siin vabas Eestis, ehk siis säilitame seda ka edasi. Kui on pidulik atmosfäär, milline lugu sul tuleb meelde, et me siin laulame ja tantsime koos? No aga teeme siis, mis värvi on armastus. Mis värvi on armastus, kes seda teab? Mis värvi on armastus, kui teaks, siis oleks hea. Me teame, milline värvi on armastus. Olge meiega koos, armastage üksteist. Kuid mis värvi on armastus, kes seda teab? Mis värvi on armastus, kui teaks, küll oleks hea su aknad Pidulik presidendi vastuvõtt jätkub, aga praegu me teeme ühe stiilse pausi. Olge meiega koos TV3-s. armastus, siis läksid sa, siis läksid sa. Näe elu värvides. Kevade uudised nüüd Stockmannis. Tere õhtust ja ilusat vabariigi aastapäeva. Hello! Hi! Good evening. Hello, good evening. Ma olen väga rõõmus siin olla. Olen Briti suursaadik siin Eestis ja see on minu, ma arvan, 3. või 4. korda siin ja on alati väga naudiv. Kone oli väga hea, väga tugev ja ma olen nõus kõigiga ja on alati hea minu sõpru näha ja veedu aega inimestega siin Tallinnas. Tell me everything about your style tonight. Well, this evening I'm very fortunate to be wearing a dress from British designer Jenny Packham, which is a favourite of the Princess of Wales, I'm to understand. So, yeah, a happy Independence Day. This is a really wonderful event. We're so happy to be here. We really enjoyed the concert. Tere õhtust ja ilusat vabariigi aastapäeva teile. Tere õhtust, ilusat vabariigi aastapäeva. Atmosfäär on väga sõbralik, pidulik, ilus. On tunda, et meil on Eesti Vabariigi aastapäev. Presidendi kõne oli väga südamlik, sügav ja kontsert oli südamlik, lähedane ja midagi sellist, et me tundsime, et me oleme kodus ja kodused sellised muljed hästi soed olid. Elagu Eesti! Ja olge meiega koos TV3-s. Ilusat vabariigi aastapäeva! Tere õhtust ja ilusat vabariigi aastapäeva teile! Tere õhtust, ilusat vabariigi aastapäeva! Tere õhtust, ilusat vabariigi aastapäeva! Milline on täna siin atmosfäär, õhkkond? Ja no väga tore, nii nagu ikka, et selles mõttes, et pidu käib ja alles nagu võtab hoogu. Etendus oli super ja presidendi kõne oli põhjapanev ja tegelikult oli ära kaaristatud väga palju probleeme. Ja mis oli veel kõige huvitavam on see, et andis vihje, et selgelt, et Eesti vajab muutust. Mida me saame soovida Eesti Vabariigi aastapäeval õnne ja edasi vaatavat sellist pilku. Soojust ja positiivsust ja saame hakkama. Ja huumorimeelt.
Tere õhtust ja ilusat vabariigi aastapäeva teile. Milline on täna siin õhkkond, atmosfäär? Õhkkond täna on nii nagu presidendi kõne ütles, tuleb olla julge, kelmikas ja rõõmus ja kõik seda ka on. Ma sooviksin meile kõigile julgust, vaprust ja vastupidamist keerulistel aegadel ja tuultes, nagu president Karis ütles, ainult veidi sakutab. Tere õhtust ja ilusat vabariigi aastapäeva teile! Ja ilusat vabariigi aastapäeva! Mulle väga meeldib selles mõttes, et kontsert oli lihtsalt oivaline. Ma pean ütlema, et ma olen siin ka varem käinud, aga väga hea. Presidendi kõne oli väga siiras. Ma arvan, et president tegelikult rääkis otse asjast, ei keerutanud ja ütles, mis tal südamel oli. Te olete väga stilne ja ma tean, et see on Kirill Safonovi kleit. Ja ma läksin Kirilli juurde ja tegelikult ma läksin tellima kleiti ja ma ei teadnud mida veel ja see kleit oli tal lihtsalt valmis tehtud, rippus puu peal. Ma ütlesin, Kirill, ärme enam otsi, see kleit on tehtud mulle ja siis ainult Kirill lisas selle pea ehte. Alati peab olema natukene midagi vürtsikat. Ja teie soovid kogu Eestile? Ma arvan, et me peaksime natukene rohkem mõtlema sellele, et me ikkagi oleme selline väike rahvas ja me peame kokku hoidma ja midagi ei ole parata. Eestlane olla on uhke ja hää. Ilusat vabariigi aastapäeva ja tere õhtust teile! Aitäh ja teile ka ilusat vabariigi aastapäeva! Milline on siin atmosfäär? Atmosfäär on väga sõbralik, suurepärane, soe, väga ühtehoidev, nii nagu Eestis peabki olema. Presidendi kõne oli väga tore selle koha pealt, et ta pakkus huumorit, tal olid väga head kujundid, näiteks kui rääkis riigi bürokraatiast, siis ta ütles, et ei pea igal asjal olema nimi juures, eks ole, et seep ei pea olema seep, tingimata peale kirjutatud ja igasuguseid selliseid häid võrdlusi ja etendus oli ka suurepärane, väga lihtne, kõigile arusaadav ja väga soe. Kelle poolt see imeline kleit ja palju aega täna läks ettevalmistuseks? Liis Eesmaa ja ehe on Tanel Venre poolt tehtud eritellimusena, et see on ka suur tänu Tanel, suur tänu Liisi. Mina soovin, et nagu presidentki ütles, vähem viha, vähem negatiivsust, rohkem armastust, hoidkem kokku. Tere õhtust ja ilusat aastapäeva teile! Aitäh teile ka! Milline on siin atmosfäär? Väga pidulik. Ma arvan, et väga positiivne, väga elevust täis ja pidulik on see sõna. Aga kuidas meeldis presidendi kõne ja kontsert? Meeldis väga. Ma arvan, et kõne oli aus, ta oli südamlik ja pani mõtlema. Ja kontsert oli fantastiline selles mõttes, et meie tippmuusikud olid aval ja meele oli tegelikult kerge. Teil on imeline kleit. Kelle poolt ja palju aega läks ettevalmistuseks? See on Aldo Järvsoo looming ja ma arvan, et ta tegi selle üsna viimasel hetkel kiirkorras. Tegelikult spontaanselt sündinud ja imeilus kleit. Ma soovin rahu kõigile, absoluutselt. Ilusat õhtut ja ilusat vabariigi aastapäeva teile. Ja kõigile väga kaunist Eesti sünnipäeva. Milline on täna siin tunne, atmosfäär? Tänavu on kuidagi selline rõõmus tunne, on pühalik ka, on oluline, on tähtis, aga on sellist ilu ja kas sa tunned sellist lõhna? Siin tuleb kõikide nende ägedate taimede lõhna, mis Eesti metsades kasvavad. Ja siis, kui me kuuleme veel sellist rohkem ja vähem klassikalist ja rahvuslikku ja moodsat muusikat, siis tegelikult on üks täitsa tore sünnipäev küll minu meelest. Mulle väga meeldis presidendi kõne, sellepärast et ta keskendus väga palju päris Eesti ja meie eestlaste muredele. Ta rõhutas, et on oluline haridus, ta rõhutas, et on oluline tasakaal, mõistlikkus. See on väga tähtis. Ta ühendas inimesi ja see kontsert oli ju ka päris sünnipäeva
meeleoluga, et oli igasugust asja, oli natuke tantsu, oli ägedaid laule, et tegelikult selline rõõm on ikkagi praeguses segases maailmas hästi vajalik minu arvates. Kelle poolt see imeline kleit ja palju aega täna läks ettevalmistuseks? No eks naistel läheb ikkagi natukene rohkem ja see kindlasti on ka suur Eesti, no ütleme, võib-olla natukene rohkem, kui arvestada seda, et kleit tuleb valmis ka teha. See on ju suur Eesti moekunsti pidupäev, mina kannan täna uhkusega Anu Lensmenti kleiti, aga siin ma näen juba daamidel on ikka igasuguseid kauneid ja ilusaid asju seljas. Teie soovid kogu Eestile? Tasakaalukust, mõõdukust ja hoiame kokku. Praeguses keerulises maailmas on seda väga vaja. Tere, ilusat vabariigi aastapäeva teile ja see juba traditsiooniline lilled teile ka uuesti. Milline on täna atmosfäär ja siin? Ma usun, et on tore, sellepärast, et see etendus tõi rõõmu, ma arvan, saali siia kõikidele inimestele ja seda on ju tegelikult väga vaja. Ja teie soovid kogu Eestile? Olge tublid ja rõõmsad ja nautige hetke. Ja lugege raamatuid. Seda pidi mina ütlema tegelikult. On raamatu aasta, nii et lugege raamatuid. Ilusat vabariigi aastapäeva! Ja see on kõik, mis me saime teile näidata. Jälgige meie Instagrami ja YouTube-kanali. Teiega oli Mark Anatoli Ein. Näeme juba järgmisel nädalal Elustiili saates Elagu Eesti. Näe elu värvides. Kevade uudised nüüd Stockmannis.